Mis magustoitu sa teed? See on kirjukoer. Kirjukoer. Miks ta kirju on? Eks sa siis näed, kui see valmis on. Me paneme siia küpsiseid, võid, natuke koort, marmelaadi, mandlilaaste, apelsinikoort ja kakaopulbrit. Ja siis paneme ööseks külmkappi. Siis ei saagi seda täna süüa. Ei, täna mitte. Kohe on ju magama mineku aeg, kullake. Homme hommikul sööme. Ma ei tea, kuidas teil, aga meil lihavõtte jänes peidab kõik munad ja kingitused ära. Aknalaual ei ole midagi. Päkapikud käivad aknalaual, Sofia. Jänku on meie šokolaadimuna ära peitnud. Kärt, tule aita otsida. No vaatame siis. Pärast otsimist leidsin mina oma paki Kamina Simsilt ja Sofia oma oli raamaturiiulis. Kuidas ta nii kõrgele sai? Jänesed ju hüppavad. Nojah, vaatame, mis siin sees on. Suur šokolaadimuna, pisikesed munad ja vesipildid. Mis need on? Veest pildid või? Ei, ma näitan sulle pärast köögis. Lähme nüüd mune kaunistama. Isa tõi eile terve karbimune. Isa, need on ju pruunid. Kaupluses ei olnud enam valgeid. Isi, kas pruunid kanad munevad pruune mune ja valged kanad valgeid? Enam-vähem on see nii, aga 100% ei saa väita, et muna värvus sõltub kana sulestiku värvusest. Näiteks isegi mõned mustatõugu kanad munevad valgeid mune. Üks võimalus on, mille järgi määrata, on kana kõrvalapi värvus. Valge kõrvalapiga kanad munevad valgeid, punase kõrvalapiga kanad pruune mune. Kas kanal on kõrvad? Tere hommikust! Tere! Emme, kus sa käisid? Jooksma täitsa ära väsitas. Alles on hommik ja sa oled juba väsinud. Kas me võime nüüd kirjut koera süüa? Ootame vanaisa ka ära, ta kohe tuleb. Tere hommikust! Vanaisa tuli. Tere, vanaisa! Oi, kus sa valgeid mune leidsid? Ma käisin ühe kohaliku talumehe käest kauplemas neid. Isa, ära kurvasta, me kasutame neid pruune mune ka. Jah, omletiks ja munapudruks ja munavõiks ja koogelmoogeliks ja... Ja, selge. Vanaisa, kas need on juba keedetud munad? Ei usu, aga näe, nii saab kontrollida. Kui panna muna ühele küljele lauale keerlema, siis toores muna keerleb aeglaselt. Sees tahke keedetud muna kiiresti ja ühtlaselt. Isa keetis enne munad ära, kui me neile vesipildid peale panime. Sofia, vaata, ma võtan siit ühe vesipildi, panen ta natukeseks vette ja nüüd ettevaatlikult muna peale. Nii ilus! Sofia, kas sulle meeldivad rohkem päkapikud või lihavõtte jänesed? No, nad mõlemad toovad kingitusi, aga päkapikud toovad rohkem. Nad jätavad mulle kingitusi vanaisa juurde ja onu Oskari juurde ja igale poole. Seda jah. Ui, me unustasime kirjut koera süüa.